Tallinnas toimub Euroopa Keskkonnaagentuuri direktorite töökohtumine EPANET esimest korda Eestis. Kokku on umbes 70 külalist 25 riigist ja need erinevaid planeeritud diskussioone juhatab Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Üheks teemaks on ka võetud jutuks ringmajandus. Ole hea, seleta lihtsale inimesele, kuidas lihtne tavaline inimene peaks seda lahti mõtestama enda jaoks ja mida ta saab igapäevastes tegevustes ära teha, et olla osa ringmajandavast ja keskkonnateadlikust ühiskonnast. Hästi lihtsasti seda seletades, kõige lihtsam eesti keeles ongi võtta sõna otsese tähenduse järgi. Ehk et asi, mis kord kasutusele võetud, kasuta seda nii palju ja nii kaua, kui saad. Mida vasaku käega võtad, seda paremaga ära kohe prügikasti viska. Väga lihtsasti öeldud. Millised on suurimad probleemid sel teel, et miks inimesed on väga visad neid harjumusi muutma? Eks neid küsimusi on palju ja alates kas või sellest, et milline on tootedisain. Ei ole ka saladus ju see, et mõningad tooted, mis ka meie turule jõudnud, keeruline ongi neid väga pikalt kasutada, aga reeglistik on üha tugevnev ja väga palju sõltub ka meie enda inimese valikust. Ehk et kõik, mis puutub lühikesse kasutusse ühekordsed nõud kas või, sellega on väga lihtne, et kui see käest kord maha pudeneb, siis bumerangina ta meile kuklasse tagasi tuleb ja see on asi, mida peaks hakkama mõistma. Ja võib-olla see vahel ongi niimoodi, et ühe asja ostuhuvi, soetamise huvi korral tasuks ikka kaaluda, et kas seda päriselt on vaja ja kui teda on vaja, siis võiks endale esitada ühel päeval küsimus, kas ma kasutan seda nii palju kui ka mõistlik. Et võib-olla siit ka sissepõige meie jagamismajandus ja mõelda selle peale, kas sama asi võiks olla naabril vajalik, äkki tallegi välja laenutada või miks üldse endale ise osta, et võib-olla ongi see laenutamine. Ja näiteks. Ja midagi sellist võib ka meie digiriigi, digiühiskonna puhul üks ühele välja tuua, et see on küll nüüd väga vägivaldselt ülekantud moel, aga meie ühekordne andmete küsimise põhimõte, et asi, mis kord kätte saadud, on tehtud teistelegi kättesaadavaks ja rohkem neid ei küsita, küll andmeid kasutatakse. Milline on teie sõnum inimesele, kes arvab, et ühest inimesest ja tema harjumuse muutmistest ei muutu tegelikult mitte midagi? Kas muutub siis midagi või ei muutu ühest inimesest? No absoluutselt muutub, et milline sõnum on, mina soovitan, et minna loodusesse kõndida, võtta istet ja mõelda asja üle järgi ja võib-olla on ka mõni teine perspektiiv. Ehk et suured asjad on ikka alguse saanud paljudest väikestest ja siin on täpselt samasugune lugu, et ikka kõik meist endist väga palju sõltub. Tuleb lihtsalt õige tasandi peal opereerida, õigest tasandist lähtuda ja sellel pinnal teha oma otsuseid.